tere! Meie uue nädala esimene tööpäev, esmaspäev. Mina, Keit, Alo ja Pärt olime tööl, Anneli jäi koju ja põhimõtteliselt mina siis kohtasin Karlandeid, siis koristasin ja nüüd põhimõtteliselt peame kogu selle lao ära kontrollima, et kas sellised pallikesed meil põlevad. Ja siis jõudsime 5 palli kontrollida, kui elekter kadus ära kuskile. Ma ei tea, mis saab. Eks näis, ühesõnaga nüüd ootame, et Power tuleks tagasi. Nii et jaa, poistega koos siin teen seda tööd praegu. Vaatame, mis saab. Anyway, me olime Gretaga, tõstsime Karlandi kaste, hästi suuri kaste, nagu neid seal. Ja siis tuli põhimõtteliselt, mu kael tegi raksu ja nüüd mul on räve valus ja nüüd ma lihtsalt lähen Linetti selle omanikuga EMO-sse. Love my life. Ühesõnaga, kogu see asi päljus sellega, et Anneli sõidab praegu esimest korda Austraalias, et viia mind koju, et ma saaksin võtta enda dokumendid ja siis me lähme Linettiga EMO-sse. Ühesõnaga, mida perset, mis tei lihtsalt? Oh my god, teine nädal tööl ja ma lähen EMO-sse. See on amazing. Ühesõnaga, Anneli peab nüüd kiirkorras tegema ruttu õppimise selgeks, kuidas sõita. Ja sõidata mind koju ja siis tagasi ja siis vaatame edasi. Ühesõnaga, tere! Minu kaelasaaga siis põhimõtteliselt oli niimoodi, et me sõitsime Anneliga koju, nüüd ma saaksin dokumendid kätte. Siis sõitsime tööle tagasi ja siis Liidia viis mind EMO-sse ja siis tuli muga EMO-sse kaasa. Ja siis põhimõtteliselt EMO-sse arst nagu, lihtsalt siin on nii naljakad EMO-d, nagu nii väike. Põhimõtteliselt meil nagu mingi perearstikeskus on siuke, nagu neil on siin EMO-d. Ühesõnaga, ja siis läksin sinna, suht teisena sain juba sisse. Ja siis põhimõtteliselt mingi vaatas, katsus, lasi mul mingeid liigutusi teha, ütles ka, et õnneks talle tundub, et see ei ole midagi hullu, et me lihtsalt tõmbasin lihas ära, et ma annaksin nüüd paar päeva puhkust. Ja et ei tõstaks jumala eest midagi, et no ütles ka, et see oli suht hevi, mis me tõstsime, see oli nagu mingi, ma ei tea, 30-40 kilo, ma ei tea, rohkem. Ühesõnaga, et ära jumala eest midagi tõsta ja siis lihtsalt ütles mulle, et ma ostuks käsimüügist nagu mingeid valuvaigistit ja et ma paar päeva puhkaks. Ja no selles mõttes pole hullu, sest et mul niikuinii pidi homme olema puhkepäev, sest et esmaspäev puhkas Anneli, täna puhkas Keit ja mul pidi homme olema puhkepäev. Nii et ma arvan, et ta nagu tõmbab ilus tagasi, ütleski, et võta valuvaigistit ja et pane jääd peale. Siis ma ostsin selle jääkotti, see on praegu seal sügavkülmas. Nii et ühesõnaga, ma olin mingi 12 kodus. Tänane tööpäev ei jõudnud eriti kaugele, ühesõnaga pole hullu. Nüüd ma siin üritan kuidagi hakkama saada, aga no kurat, üldse ei saa mingit head asendit, sest et nagu igatepidi on kaelal nii valus olla. Nii kehv. Ühesõnaga, nüüd ma hängin siin kodus mõnnalt niimoodi, mõnnatan. Nii et ja vaatame. Ühesõnaga, vast paraneb lutt ära. Üks. Me oleme kodus teisipäeva õhtul minu kael taastumas. Anneli väsinud tööpäevast ja kõik teised läksid pubisse. Me ei läinud täna. Me tegime šnaga. Siin on, ma ei tea, kui palju erinevaid asju. Rikkalik laud. Ja me vaatame, oi, vaadati tööl. Me vaatame lolli. Loll. Nii et ühesõnaga jah. Hey, and come back and pick up these clothes. Not your maid. Nii et, see on later, oli Keiter. Mis see on? Need on need riisikrõpsud äkki, või? Lood, aga põnevad, oota. Ühesõnaga, me vaatame. Tairi Free. Ma liigutasin kaela liiga kiiresti praegu. Kõik, side lõpp. No nii, tere hommikust. Või pigem nagu tere lõunat. Ühesõnaga, ma olen täna teist päeva kodus. Eile pidi mul niikuinii vaba olema, aga selle kaela pärast ma olin ju nagu teisipäeva, pool päeva kodus ja nüüd eilse kolmapäeva. Ja nüüd tänase neljapäevaga. No nii 2 juhuks.
ühesõnaga, ja siis ma hakkasin tegema siin neid ülitervislikke nagu riisipaberist õunapirukaid, sest mul tuli räige õunapirukaisu. Ja nagu ma ei saa aru, muidu ma olen nagu mega hea kokku, ma ütleks. Ühesõnaga, ja siis ma nagu ei saa aru, kaua nad hoiavad neid, et nagu neil nagu see paisub, see riisipaber. Mul küll ei paisu nagu. Mul on siuksed. I mean, nad on nagu ilusad. Aga nad nagu, ta nagu ei lähe nagu lehta, mis kõigil teistel läheb. Ja ma ei saa aru, kas sellepärast, et nad panevad terve ühe rulli, mina lõiksin nagu pooleks. Ma olen nagu veits veider. Minu omad on praegu siuksed. Ja full setup on pooleli. See on must äkitud. Sellepärast, et ma tahtsin minna poodi. Mul said lehed otsa. Aga nagu, holy shit, nagu mingi räige torm on, nagu mingi orkaan hakkaks tulema. Ma näitan teile kohe. Põhimõtteliselt näiteks väike puu seal. Nagu see põhimõtteliselt nagu lendaks ära või see palm seal meil. Aga jumala hull tuul on. Ja ma ei julge välja minna, sest ma tean fucking külmaraudselt ja see tuul lihtsalt puub ära mind. Ühesõnaga, nüüd ma mõtlen siin, mida teha. Nagu, oh my god, vaadake lihtsalt seda väikest puud meil siin. Nüüd ei ole midagi. Aga no okei, see palm ikkagi veits tõmbleb seal. Täiega siuksed mingi tormituuled on siin praegu. Nagu suht terve tänase päeva olnud. Ma ei saa aru, miks. Ja nagu issand jumal, siin eelmisel omanikul oli koer. Ja kogu see aken, ma ei tea, kas te näete, siit on veits näha neid koera nina jälgi täis. Ühesõnaga, nad ei puhastanud enda ära seda maja. Ja me ei ole kakleid pesnud veel. Ja nüüd ma mõtlen siin, et nagu mida teha. Ja siis mõtlesin, et see mees tuleb meie juurde. Oh shit, tulebki. Ei tule. Ta läheb kõrval majja. Ühesõnaga, ma mõtlen nagu, mis teha, sest rämmet nagu mingi tormi vibes on, nagu ma tahaks poes ära käia. Samast pood on ainult 300 meetra. Ma ei tea nüüd. Siis mõtlesin, ma proovin, et kui need riisipaberiga pole head, siis ma teen teise poole nagu pirukatega. Aga ma ei tea, mis ma teen. Ühesõnaga, nüüd tuli nagu jälle mingi tormihoog. No vaadake neid tagumisi puid seal lihtsalt, see on haige. Ma ei tea, kas kaamerast on niimoodi. No vaadake, kuidas see palm näiteks käib. See on haige. Siuke tuul, ühesõnaga. Ja homme lähen mina ka tööle. Sest, et aitab küll siin kodus passimisest nagu veits on kael veel valus. Nagu mingi üli taha, nagu niimoodi vaadata mul valus. Muidu on vist suht okk. Okei, ma keeran seal ahjunud kinni aitab ka. Ühesõnaga teised tulevad, siis me lähme vist jälle Kmarti. Ma tahtsin sealt mingid asju ja Kart tahtis mingis tehnikapoes käia. Nii, et ühesõnaga, Jannel tahtsin veel mingit uut kummutit või midagi vist. Ühesõnaga, jah, vaatab, mis saab. Kukin enda neid siin nüüd edasi. Ja vaatan, äkki ma jõuan. Meil ei ole pajakindaid. See on probleem. Ühesõnaga, vaatame, mis saab ja kuhu me täna jõuame. Ja jep. Nii ongi. Kuts läheb? Alla. Ühesõnaga, me tulime kaubanduskeskusesse, sest mina tahtsin Kmarti ja inimesed tahtsid siin veel mingeid asju. Ja nüüd me shoppame siin. Ja see on jälle mingi huge ass, mingi, ma ei tea, mitme korruseline. Nagu mega suur ja jumala head poed nüüd. Okei, no siis ei ole nii suur. Ühesõnaga, ja siin on nagu selles mõttes suht head poed. On ju, Anneli? Kas siin see sushi oli hea, mis sõid? Ühesõnaga, siin on mega head need sushi rolleid igal pool. Nüüd me oleme Kmartis, me oleme vist koju lõpuks. Ühesõnaga, jaa, see on meie tänane õhtu. Ja mina saan homme lõpuks ometi minna tööle, kuigi see omanik just kirjutas mulle, et kuule, et ma kuulsin, sa tuled homme tööle, et oled sa kindel, et sa oled okei. Ma ei ole talle veel vastanud, aga ma arvan, et mu kael on nagu... Sa ei tea, et juhtusiga veel mõni õnnetus, miks sa ei saa
Anneli tahab minu eest tööle minna, sest ta peab homme olema kodus, sest Keit läheb tööle ja mina lähen tööle. Mul on tuhin sees, ma olin 3 päeva jutti nagu pakkusin tellimusi, tegin sama tööd, mul on nagu kõik selle juurde, ma tahan edasi teha. Ei saa, ühesõnaga jah. Nii et võlsi. Ühesõnaga, põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma ärkasin üles, onju. Siis ma olin mingi, et davai, hakkasin sööma, mingi räägid lebotsin. Ja siis helistab, vaatan, et Linett on mulle helistab, kui ma söö tegin, ma ei kuulnud. Helistasin tal tagasi, ta oli mingi, et et ma helistasin sulle, et see mingi tööinspektsiooni või see nagu tahab seda sertifikaati, et see oli tööõnnetus ja blablabla, et kas ma saaksin minna täna sinna kliinikumi tagasi. Ma olin mingi, okei, siis ta oli mingi, et ta vaatab, et nagu töökaaslased, kas ta saab mingi näitaja bookida or something, et anna mul teada, ma olin mingi, et okei. Siis helistas mulle see tööinspektsiooni inimene, küsis et mis juhtus, küsis mingi, et kas mingi töö maksis mu eest, blablabla. Ja siis ütles, et nagu seda sertifikaati on vaja, et kas ma saaksin seda täna otsima minna. Ja siis ma olin mingi, et nojah, et nagu, et okei, et ma vaatan, mis saab, onju. Aga ma teadsin juba, et nagu meie see tööandja oli vaata mulle enne juba helistanud. Ühesõnaga, sinna mu hommik läks ja sinna mu terve vaba päev läks niimoodi, et kell on 12:30. Rääkisime mingi 10 päeva. Huge ass killens praegu. Me rääkisime mingi 10 ajal vist. Ühesõnaga, siis ma mingi pidin üliruttu kõike tegema, sest ma olin just duši alt tulnud, mul oli pea mingi läbi märg, onju. Ma olin mingi, ma full kodun täna. Ühesõnaga, nüüd ma ootan Liidiat. Liidia tuleb mulle järgi. Ja siis viib mind vist sinna kliinikumi. Ja siis ma ei tea, mis saab, sest see on 5 kildi kaugusel tegelikult. Ja ma olin nagu mingi, et nagu veel läksid kõik teised ju autoga tööle. Ehk siis ma ei saanud siin ise kuidagi minna. Sest nad tulid mulle järgi või tulevad, ma ootan neid. Ja siis vaatan, mis saab. Mul on seda mingit sertifikaati vaja, et see oli tööõnnetus. Nii et we'll see. No nii, tere pärastlõunat, kell on 17.18 ja me suudume just Bunningsisse, et võtta sealt mingeid asju ja siis toidupoodi ja täna midagi suurt teinud ei ole. Päevitanud täna Anneliga ja siis koristanud ja siis me avastasime, et meie kõigi madratsi alt on mega niiske ja mingid siuksed hästi pisikesed hallitustäpid on nagu madratsi katetel. Nii et me oleme sellega tegelenud terve pool päeva, pesnud neid ja tuli välja, et see on Austraalias mega levinud probleem, et nagu niiskus tekib madratsi alla, kui sa magad madratsiga otsa maas. Ja ühesõnaga vaatab, mis sellest saab, kui me peame midagi välja mõtlema, sest me oleme 2 nädalat maganud ja nagu meie madratsil oli mega, nagu meie madratsil oli väga niiske. Nii et ühesõnaga, eks näis vaatab, mis saab. Nüüd lähme poodi ja siis lähme toidupoodi ja siis jah. Hello, täna on reede õhtu, kell 19.31 ja me lähme nüüd Bunningsisse ja Kmarti. Kas mu müts on seal üleval või? Müts on üleval. Et osta mingisuguseid asju veel, meil oli see voodi teema siin täiega ja see allituse teema, et meil on voodiraami vaja ja Anneli tahab mingit kappi või midagi vist Kmartist osta. Et ühesõnaga, let's see, kuidas meil läheb. Ja no väljas on juba pime. Nii et vaatan äkki on mingi ilus loojang. Siin on sitaks ilusad loojangud. Aga mitte täna. Okei, väike loojang seal on. Kõik loojangud on meist nii kaugel, nii et me ei näe ühtegi loojangut siin. Natukene on sealt. Ritsikad siritsa. Tere hommikust. Ühesõnaga, me oleme teel enda esimesele seiklusele nüüd siin kodukandis. Me lähme mingisuguse vee äärde. See ei ole päris järv, see on nagu siukest nagu mingid suubmed, mis on nagu mägede vahel ja ta lõpuks tegelikult suubub nagu merre. Ühesõnaga, ma ei tea, üks töökaaslane soovitas seda kohta, ütles, et see on hästi rahulik, hästi ilus koht. Seal ei ole siukest liivaranda, aga seal on hästi palju sadamaid ja seal saab hästi palju
teha mingi paate rentida ja nagu igasuguseid veetegevusi. Ühesõnaga, me oleme nüüd teel sinna. See on siuke pool tundi sõitu kodust. Täitsa ilus. Ja täiega ilus loodus on siin ja siin on nii palju mingeid hobutalusid ja ranchosid ümberringi nagu alates meie sellest farmist kuni nüüd tegelikult nagu me oleme pool teed. Ahai, mis asja 1 kilomeeter on minna või? Me oleme põhimõtteliselt terve tee siia sõitnud ja ainult nagu hobu mingid farmid ja hoburanchod on siin niimoodi, et hästi palju hobuseid on, hästi ilusad vaated ja ma just tegin nalja, et kuradi Austraalias elavad loomad ka paremini kui Eestis inimesed, aga no, see oli vetske. Ühesõnaga, vaatame, kus me kohal jõuame, siin on hästi käänuline tee. Nii et, ja, ilm on ilus, väljas on 23 kraadi, päike paistab, soe, nii et lähen vaatame, mis meid ees ootab. No nii, jõudsime kohale. Põhimõtteliselt väga numps koht on. Siuke sadamake siin. Ja seal käib mingi pidu. Ma ei tea, siit peaks tegelikult pikemalt saama ka kõndida. Aga teil ei tea kuul. Ühesõnaga, vaatame. Aga suhtuks. No hello. Ühesõnaga, tulime kõndisime siia. Ega liiga kaugele ei saa, sest et siit läheb meie selja tagant praam. Üle teisele poole ja ei, muidu väga mõnus koht nagu, see on niuke koht, kus on ülimunus, kus omad mingid kaatrid või midagi. Neil on seal väga ilus vaade. Seal on üks söögikoht ja hetkel käib meil siis krabivaht. No nii, ühesõnaga seiklemas käidud, põhimõtteliselt ega me liiga kaugele sealt ei saanud, sellepärast et seal oli sadam ja siis me oleks pidanud minema praamiga teisele poole, seda me ei teinud. Ühesõnaga nüüd käib meil full koristus, mina koristasin just auto ära, panin pesu pesema, Anneli niidab muru meil. Suht solid välja. Ma tegin meil auto puhtaks ja siis nüüd ma ei teagi veel. Mõtlesin, koristan seest ka maja ära. Ja siis vaatame, mis teeme. Mega tegelikult, jumal okei ilm on tegelikult. Alguses me arvasime, et mõtlesime, et me oleme randa. Mõtlesime, et okei, mingi veider tuul on. Noh, ehk siis ranniku ääres on veel suurem tuul. Aga tegelikult on nagu... Tegelikult ei ole midagi hullu, vabalt oleks võinud randa minna. Homme vist lähme asjas ühesõnaga meile suksu. Tegin suksu ka ilusti seest puhtaks. Numps. Sest, et Olo ja Keit peaksid saama täna enda auto kätte. Ehk siis saame hakata vist ka autoga tööl käima või ma ei tea, kuidas see nüüd välja kujuneb. Siis mõtlesin, et okei, et teen puhtaks ära, et ta oli juba nii räpane, sest 2 nädalat on juba tööl käidud sellega ja nad mässasid siin see nädal mingisuguse kunstlumega, ehk see auto oli seda kõike täis. Nii et nüüd on vähemalt hea, puhas. Tahaks veel väljast ka ära pesta kuskil. Et ta on nagu, no ikka näpujelgi on kõik kohad täis ja siuke näästi. Ja siis vist on tegelikult veel siit vaja ka ära niita. Noh, siin pole nagu nii pikk, kui on meil maja taga. Aga eks hea on lihtsalt üle lasta ikka. Ja siis tegelikult me peaks voolik ostma, sest me peaks ka muru kastma. Kuna nagu siin on see, et kui on liiga kuiv, sa pead ka kastma, mitte ainult niitma. Nii et ühesõnaga vaatab. Aga jah, ma koristan edasi ja siis vaatab. Ta on laupäev. Pikk nädalavahetus on ees. Pühapäeva esmaspäeva saab veel puhata, nii et we'll see, mis teeme veel. Nii, Meri-Liis. Räägi, mis me täna tähistame? Keit ja Olo ostsid auto. Näete, see on Meri-Liis purjekil. Ma olen siit kõige kainem üldse.
teised jõid viskit. Mõtle viskit. Ühesõnaga, kell on 22.19 ja me tõmbame siin otsad kokku. Homme on pühapäev ja vaatame, mis teeme siis enda päevaga. Võib-olla lähme randa. Võib-olla mitte. Eks näis. Muru on veel vaja maja eest liita ja siis on hästi. Adjö. Hello. Ühesõnaga, ma sain täna lõpuks tööle. Täna on teisipäev 7. oktoober. Tulime siia lõunapausile. Maksimääriku eest, kus söövad kahekesi ootapudus, siis selle asemel laua taga korralikult. Teistega. Ja saad aru, terve see köök oli vallutatud lihtsalt mingi Prantsuse poiste poolt, sest nad on kõik nüüd tööle tulnud. Ja siis meil mingi ruttu vehkad sealt. Ühesõnaga, ja hästi palju uusi inimesi on tulnud ja see eestlaste paar jõudis ka täna. No tegelikult nädalavahetusel juba. Nädalaeduga siin. Oh what? Ühesõnaga. Ja siis nad alustavad ka tööd see nädal millalgi. Nii et eks näis, vaatame, kuidas läheb. Mina Annele oleme täna tööl, teistel on kõigil vaba. Ja eks näis, kuidas see uus nädal meil kujuneb siis. Ja šlangiit on täiesti tabanud. Šlangiit on 5 staadium on juba üliraske. Väga raske kujuline, saad ka antidooti. Nii et ühesõnaga algab ka. Ja räme külm on ja meil tuli mingit vihma terve läbi ja nagu praegu tibutis ka enne, kui me päriselt käisime. Ühesõnaga mul sitt ilm on. No nii, täna on kolmapäev, kell on 18.26, väike reede ja me lähme pubisse. Vaatame selle esimese pubikogemuse siis üle, kuna töökaaslased kutsusid. Ühel Frenchil on sünnipäev täna. Ja ma ei tea, kas need kas Eesti paar on ka täna või? Ühesõnaga, ma ei tea, eks näis. Sest need ei ole ju tööl olnud. Ei tea, ühesõnaga, me vaatame üle, mis toimub. Kas hakkab meeldima või hakkagi, seal pidi olema terve paar pukkide peal vist. Ühesõnaga, ma ei tea, weird. Kõigepealt lähme siin Näki soovispoodi. See on ikka see eesti ja inglise keel läheb mul lappama. Ühesõnaga, vaatame, mis saab ja siis ma teen paar klippi teile. Ma ei ole sealt pubist ka, kui väga cringe ei ole. Eks näis. Oi, kuidas muljed on? Tequila! Ühesõnaga, me oleme siin, mul on flash peal ja me oleme siin väljas nüüd. Ja, let's go! Nii, Anneli, reportaaž. Me oleme siin pubis. Reportaaž. Mul on vist 5 sulle. Ma olen nõud 2 aperoli ja siis meie töökaaslane on lihtsalt mingi davai. Teeme tequila shotte ja siis me lihtsalt olime mingi okei. Nüüd me oleme siin, käisime just kasiinis, sest siin on kasiinik igal pool isegi pubis. See on ebareaalne. Ühesõnaga, nüüd me oleme siin. Siuke näeb see koht välja. Siin on mingi ekraan, siin on Anneli. Veits tulevad nagu mingi ülikooliajad meelde, me just mõtlesime, et täiega, see on nagu meie Tartus, nii veider. Nagu kui me Tartus kohtusime, oli täpselt sama vibe, kui me siin oleme. Ja uus keskkond, uued inimesed, mingi peod, nagu that's so weird. Ühesõnaga, see on meil mingi pommiaus ka muidugi, aga ühesõnaga, let's go, vaatame, mis saab. Hello. Meie tööpäev on tänaks lõppenud. Ja ootan Annelit. Anneli nühib veel ladu puhtaks. Ja siis lähme koju. Kõik vaad on kliterit täis. Et ma ütlen teile, tahan tõesti väsinud olla. Ta on neljapäev, homme reede. Mul on nii palju kliterit neerandut. Väga sädelev. Reaalselt lihtsalt üleni on mingi murjam olla. Ühesõnaga, tõmbab otsad kokku. Ja homme on jäänud veel üks tööpäev. Mis on nädalavahetus? Meid kutsuti tööle nüüd lõunaks. Täna on reede ja meil pidi olema vaba, aga kui kaup jõuab, siis me lähme. Ja nüüd kell sai 12 ja me lähme. Hallo. Tere. No veel on hommik, kell on 11. 11. oktoober. Meil on laupäev. Ja
sellised, et me käisime just shoppamas, ostsime endale eluks vajalikke asju nagu voolik, nuga, vihmavari, sest et me läheme randa, me sõidame. See on päiksevari. No, kui vihma saab, siis on vihmavari. Ühesõnaga, me sõidame Palm Beachile randa ja näeme seal. Me jõudsime Palm Beachile. Kus sa oled? Otsime oma kolaautost. Siin on parklad nii fullis. Ranna enda parkla oli täiesti täis. Me tulime mingisse parklasse ja maksime $40 päevapileti eest. See ei ole nagu kõige hullem raha. Aga noh, ma ei tea. Rando! Let's go to the beach. Vahereportaaž. Kell on 15:15. Me oleme rannas olnud 3 tundi ja 45 minutit ja ülimõnus on 3 korda. Olen jooksnud meie sellele varjule siin järgi, sest see on tuulega ära lennanud. Aga muidu ülimõnus rand ise on siuke helesinine laguun, you know. Siin on näkk ja mega mõnus on. Varsti lähme, mõtlesime, et sööme siin kuskil ja siis mingi aeg lähme tagasi. Ühesõnaga väga mõnus laupäevane puhkusepäev.